Tere tänastele webinari kuulajatele. Täna räägime peamiselt CRM-i lahenduste teemal ja fookusega klienditeenindusele. Mina olen müügijuht Kätlin. Tere, mina olen CRM-i konsultant Evelin. Ja me teeme sellise üldisema ülevaate täna, milliseid lahendusi me pakume ja põhirõhk on siis natukene teile lahenduse ja kasutajaliidese tutvustamisel ka. Alustame siis väikesest sissejuhatusest, kes me oleme. PCS Itera on Microsofti lahenduste partner ja me tegutseme turul juba üle 30 aasta. Meil kliendiportfellis on juba peaaegu 1000 klienti, natukene tuleb veel minna, aga et tegutseme peamiselt Baltikumi ja Soome turul. Meie teenusvaldkonnad, milliseid lahendusi me pakume, jagunevad suures tükis 4. Kõige suurem neist on siis majandustarkvara, mis katab siis kõik põhiäriprotsessid, mis äriettevõttel on. Siis seda Business Centrali lahendusega. Siis Business Centrali lahenduse platvormile oleme me ise teinud lahenduse Eesti, Läti, Leedu katvusega palga ja personali lahendusele ja kõiki meie lahendusi siis ühendab ka BI ja ärianalüüsi lahenduste pakkumine, et pakume nii andmeladusid kui siis erinevaid juhtimisaruandeid ja koolitame neid kasutama. Täna siis me põhiliselt fokuseerime ennast CRM-i lahenduste tutvustamisele ja siin on meil tegelikult päris mitu erinevat sellist Dynamicsi portfelli lahendust tutvustada ja räägime nendest siis lähemalt. CRM on selline väga huvitav ja väga erineva tähendusega akronüüm, mis võib-olla kõige tüüpilisemalt katab ära kliendihalduse ja müügijuhtimise, aga et miks mitte ka sellise sissetulevate teenindusjuhtumite halduse ja aina enam muutuvad klientide huvi just turunduse protsessi katmiseks CRM-i lahendustega. Toon siia välja teile mõned näited, mida me siis oma CRM-i klientidele pakume, et vastavalt siis sellele vajadusele, milline protsessi osa on vaja ära katta, valitakse õige Dynamicsi CRM-i lahendus Microsofti portfellist ja võib-olla kõige sellisem basicum kliendihaldust müügijuhtimist tervikuna hästi laias ulatuses kattev lahendus on siis Dynamics 365 Sales. Kui kliendil on vajadus ainult kliendihaldust pluss temaga seotud erinevaid teenindusjuhtumeid ja neid jälgida ja hallata, siis on selleks lahenduseks Customer Service. Eraldi äpp ja lahendus on meil ka turunduse jaoks nimega Customer Insight ja tegelikult on veel lisaks võimalus nendele klientidele kasutusele võtta selliste välitööde, ressursi ja hooldustöödele field service katmaks seda vajadust. Mõnikord on isegi see CRM-i lahendus tervikuna mitme sellise äpi kombo, et oleme näinud, kui võetakse sales kliendihalduseks ja müügijuhtimiseks, siis on vajadus hooldustöid field service'is hallata ja turundusinimesed töötavad siis Customer Insightiga. Katab ära tervikuna, kasutaja jaoks on see üks sama lahendus, kus andmed asuvad samal platvormil. Põhjus, miks kliendid jõuavad sinna, et CRM-i lahendust on nende ärile vaja, on väga erinev. Et laias laastus on nad jagunenud küll võib-olla põhiliselt selliseks 3. On müügijuhtimise soov, klienditeeninduse parendamine ja efektiivsemaks muutmine, aga et just mainitud siis ka turunduse pool, et kui see müük ja klienditeenindus juba võib-olla väga hästi toimib, aga võib ka kõik 3 olla selline, kust tuntakse puudust. Miks just valida Microsofti CRM, et miks eelistada CRM-i lahenduse valikul Microsofti lahendusi, on siis eelkõige sellepärast, et need on rahvusvahelised lahendused, mis võib-olla ei kõla nagu argumendina omaette, aga kui mõelda, kui palju
on sinna kogutud just seda rahvusvahelist vajadust ja kogemust nende äriprotsesside juhtimisel, siis saab iga ettevõte sellest ilmselt väga-väga suure osa kasu ka oma ettevõtte juhtimisel. Samamoodi Microsoft panustab sinna lahendusse hästi palju selle arengusse, et täna juba reeglina 2 korda aastas väiksemad paketid ka tihemini tulevad välja uued versioonid ja nii igal turul kui ka piirkonnas on siis rohkem kui üks partner, kes lahendusi tunneb ja pakub ja nii-öelda tänapäeval selline populaarne väljend vendor lock, et sa ei pane enda ettevõtet riski, et kui partneriga koostööd ei suju, siis sa peaksid ka lahenduse välja vahetama, et kui seda koostööd toimima ei saa, et Microsofti CRM-idega on alati võimalik valida, millise partneriga koostööd tehakse. Siis kindlasti just mainitud just see võimekus katta terve tarneahel tellimuse vastuvõtmisest, esimeste märkmete tegemisest, mida võib-olla mõnel juhul tehakse vihiku nurgale, kuni sinnamaani, et on kliendiga ka arveldusajalugu, lisateenuste pakkumine ja kogu selle ahela katmine, et seal võimalused on väga-väga suured. Pigem ütleks, et klientide see funktsionaalne vajadus on hästi erinev ja võimaldab hästi palju ka kliendil endal areneda selle lahendusega kaasa. Siis, ja kui jääb lahenduse seest veel midagi spetsiifilisemat, võib-olla teie ärivaldkonda puudutavat puudu funktsionaalsusena, võib-olla see on hoopis liidestus mõne teie majas oleva lahendusega, siis neid täiendavaid äppe on Microsofti AppSource'is võimalik kasutusele võtta või partneri poolt siis ise teha juurde. Kõige võib-olla suurema hallatavusega CRM-i lahenduste turgudel on just Microsofti lahendused oma olemasolevate integratsioonide osas. Et Microsoft on teinud siis selle katvuse oma enda toodete ja lahendustega CRM-i ühendustamisega väga suureks. Eelkõige ma räägin siin just Microsoft 365 kontoritarkvaradega, mida juba enamus ettevõtteid kasutab, rääkides siis võib-olla Exceli eksportidest ja importidest, dokumendimallidest, Wordis, Outlooki sisse tulevatest kirjadest, kalendrikutsetest, Teamsi töörühmadest, kus siis täna juba väga-väga aktiivselt töötatakse, aga miks ka mitte dokumendihaldussüsteemid, on nad siis OneDrive'is või SharePointis, CRM-il on see ühendus nendega olemas. Ja mitte ainult, et Microsoftil on endal ka majandustarkvara portfell 2 põhilisema lahendusega olemas ja nendega on samuti CRM-i lahendustel juba liidestused valmis kujul kasutusele võtmiseks olemas. Siis on seal lahendusel kindlasti ka Copiloti ja AI pool, analüütika võimalus Power BI-ga ühendada ja ka sellised automatiseeritud töövoogude ja lahenduste loomiseks tööriistad Power Appsi ja Power Automate'ide näol olemas. Ja täna me siis nüüd liigumegi edasi, et vaatame konkreetsemalt juba, kuidas näeb välja lahendus. Et näitan teile alguses ära selle kasutajaliidese. Et kasutajaliides või selline kasutajavaade, kui ta sisse logib, näeb välja väga sellise klassikalise, rahulikuna välja, sellisena nagu ta on iga konkreetse kliendi jaoks tööle pandud. Ta koosneb taustal tehniliselt andmetabelitest ja need on omavahel seotud infod, et sa jõuad sisuliselt oma kliendi infoni kõik ühest kohast. Aga et mis avaneb kas siis klienditeenindajale, tiimijuhile, müügiisikule, kes iganes ta rollina täna CRM-i kasutab, seda saab valida iga klient siis ise, et mis talle avaneb. Mina toon siin praegu näite, et kui ma lähen klienditeenindajana, siis minul näiteks avaneb siin, on näha vasakul pool on menüü. Menüüsse on jäetud siis igale kasutajale ainult need menüüpunktid, mida tema kasutada võib või peaks ja siit muu koristatakse tema vaatest ära.
Igal sellisel loendil või andmetabelil on üleval ka tegevusnupud, milleni ta siis peaks jõudma väga kiiresti, et neid on hästi palju. Siin juba minu vaade on väga sigri-migri, kliendilahendus võib olla palju-palju lihtsam ja neid võimalusi siin, neid nuppe kasutada või tegevusi, funktsioone hallata on siin väga palju. Minul on näiteks praegu kõik tegevused, mida ma olen planeerinud oma klientidega, on toodud Kanbani vaatesse. Siin on näha, et Kanbani vaade suudab eristada, millised on avatud tegevused, mis on siis tegemata, millised on valmis tegevused, mis on lõpetatud ja tegevused, mis on siis siin praeguses näites tühistatud. Et ma saan siit kiiresti ülevaate kätte, milliste tegevustega ma siis tegelema pean. Seda sama vaadet on lahenduses võimalik kuvada ka lihtsalt tavalise loendina, kuidas keegi kasutaja on harjunud ja kuidas ta seda kõige paremini soovib vaadata. Siin tuleb juba mängu puhtalt kliendi kasutaja mugavus. Seda siis on võimalik juhtida igal kasutajal personaalselt. Samuti on igal loendil ükskõik millises andmetabelis kasutaja on, keerata siit ülevalt diagrammi vaatesse. Kui ma tahan sellist ülevaatlikku infot saada, ma ei pea hakkama seda infot siin kuidagi välja tõmbama, et seda analüüsida, vaid et ma saan siin koha peal juba diagramme koostada selle info põhjal, mis siin kasutada on. Näiteks, et siin praegu on mul siis tegevused omaniku ja prioriteedi järgi. Ma võin ka panna näiteks siin kohe tähtaja kuu järgi oma tegevused, mis ma olen planeerinud klientidega. Et ma sain, ja ta on niivõrd intuitiivne, et kui ma näiteks vajutan siia mõne numbri peale, siis ta filtreerib siin kõrval kohe ära ka vastava loendi. Nii, aga ma panen korra selle ristist kinni ja näitan, et tegelikult iga sellist andmeloendit saab ka iga kasutaja, kui tal need õigused on antud, kujundada. Et ma saan siin näiteks muuta ära drag and dropiga selle järjekorra, milliseid veergusid kuvatakse. Ma saan seda teha ka siin, et kuidas ma soovin, ma saan siit ka ära võtta andmeid ja kogu selle salvestatud või selle nii-öelda muudetud loendi ma saan uuesti salvestada maha selliste filtritega ja sellistes järjekorras, nagu mulle meeldib, et neid vaateid saab siin iga kasutaja siis ise muuta. Praegu see näide siin oli justkui selle tegevuste baasilt. Pärast Evelin küll näitab, kuidas neid tegevusi lisatakse, aga need põhilised tegevused siis on just telefonikõned, kohtumised, tööülesanded, aga et võimalus on siin avaleheks kuvada ka erinevaid dashboard'e. Näiteks eriti juhid, kes tahavad sisse logides näha, mis toimub. Siia on võimalik, ma lihtsalt tõin praegu näitena siia ühe sellise müügitoru, siis kui on näiteks eesmärgid paigas, et kas need on siis isikupõhised või tiimipõhised, et kus ollakse siis reaalse täitlusega, mõõta neid saab nii-öelda tükkidega, et näiteks mõned kui aktiivsed kõned, kui palju teenindusjuhtumeid tullakse sisse või siis ka rahalisi näitajaid siia tuua. Et siia näiteks ma näitena just klienditeenindusega seotult tõin veel, et millised on kõik teenindusjuhtumid, et prioriteedi järgi, et kas nad on kõrged või tavalised. Siis on võimalik kindlasti tuua erinevaid tüüpe, neid diagramme näiteks piruka kujul, et mis kanaleid pidi tegelikult teenindusjuhtumid üldse sisse tulevad, kas nad tulevad meili teel või telefoni teel. Ehk siis ma saan siit kogu info tegelikult ülevaatliku kätte. Need kõik võivad olla näiteks viimase 30 päeva või 6 kuu andmed, need võivad olla personaalselt näiteks ainult minu andmed, need võivad olla terve tiimi andmed, et kuidas on nagu vaja. Siin on näiteks toodud, et kõik teenindusjuhtumid isikute lõikes ehk siis agendi lõikes. Siin on toodud näiteks olekute lõikes, et siin on näha, et osad on pooleli, osad on jäetud ootele ja mingid osad on siis juba lahendatud, et kuidas on soov ja lisaks siis on siia alla toodud veel, et see dashboard on tegelikult sellise suuruse kujuga, nagu teil on vaja. Siia ma praegu näitena tõin ka veel loetelu nendest taskidest, mida ma alguses näitasin, et te võib-olla kui sisse logid ei taha, et ainult taskid oleks, et ees oleks ikkagi mingid indikaatorid, et kõike saab selliselt teha. Ja
ja ta on nagu selles osas ikkagi intuitiivne, et kui ma tahan, et ta oleks suurem, siis ma saan lihtsalt ekraani resolutsiooni siin muuta siin hiirega kergelt ja ta muudab ära, et kui palju andmeid siis siia kuvatakse. Rääkides siis täpsemalt juba millistest, kuidas kliente hallata, annaksingi siinkohal üle sõna ja näitamisõiguse oma kolleegile Evelinile, kes siis tutvustab teile, mis tööd saab teha kliendi loendiga ja mida näeb kliendi kaardi pealt. Aitäh! Võtan siis sõnajärje üle ja vaatame siis, kuidas tegelikult näeb välja kliendi 360 kraadi vaade ühes ettevõttes, kellel on nii klienditeenindus kui ka müük ning kes kasutab customer service'it ja sales'i mõlemat. Kõigepealt ma tutvustan seda lahendust, mis on tehtud sellele välja mõeldud ettevõttele ja siis pärast näitan, millist kliendivaadet nad näevad ning lõpuks vaatame siis ka, milline näeb välja nende klienditeenindamise protsess. Näidisena ma kasutan välja mõeldud ettevõtet Maja OÜ. Et selle ettevõtte tegevusalaks on kinnisvara ost, müük, üürimine, nad pakuvad ka hooldus- ja remonditeenuseid. Sama hästi võiks kasutada tegelikult ükskõik millise tegevusalaga ettevõtet, peaasi siis, et kellel on kasutusel nii klienditeenindus kui ka müük. Maja OÜ-l on 3 meeskonda. Nendel on klienditeenindus, kes tegeleb kliendi pöördumistele vastamisega, siis nendel on müügiosakond, kes tegeleb arvetega, ostu- ja müügitehingutega ning siis 3. osakond on kinnisvara hooldus, kelle vastutusvaldkonda jäävad siis hooldusteenuste pakkumine ja avariiteenused. Kui me vaatame siit lähemalt, siis sellele ettevõttele on tehtud selline lahendus, kus customer service ja sales on viidud ühte lahendusse kokku. Siit alt on näha vastutusalad, siin on tehtud klienditeeninduse jaoks eraldi ala, kinnisvara hoolduse jaoks eraldi ala, müügi jaoks ja juhtimise ülevaadeteks. Nendele aladele pääseb ainult jagatud õigustega, et kui sa töötad klienditeeninduses, siis sa näed ainult oma vastutusvaldkonda, sa näiteks ei näe, mida teeb kinnisvara hooldus ja nii edasi. Kui me vaatame neid alasid lähemalt, ja võtame näiteks klienditeeninduse ala, siis vaatame seda menüüd, mida me näeme, siia on üsna mitmeid asju toodud sisse. Siin on näha nii tegevused, töölauad, siis on näha kinnisvara nimekirjad, kliendid, müügivihjed. Aga kui me läheme ja valime näiteks juhtimise ülevaated, siis siia on toodud välja ainult töölauad. Et kõik üleliigse saab ära peita ja teha kliendi jaoks täpselt selline vaade ühest lahendusest, nagu temal vaja on. Lähen praegu siia klienditeeninduse vaatesse tagasi ja räägin lähemalt, mismoodi näeb välja kliendi 360 kraadi vaade. Siin on näha kliendid. Kliendid jagunevad siis kontodeks, kes on põhimõtteliselt ettevõtted ja kontaktid, kes on siis ettevõtete esindajad. Kui me teeme lahti mõne konto, siis avanevad mulle kõik ettevõtte Maja OÜ kliendid. Siin on näha, mis nimega ettevõttega on tegemist, on näha kliendi kategooria, kuidas Maja OÜ oma kliente kategoriseerib. Nemad on siis teinud sellised kategooriad nagu et kinnisvara omanikud, müüja, üürnik ja investor. Kategooriad on vajalikud sellepärast, et teha vajalikke järeltegevusi oma kliendibaasiga. Kui mul on ära kategoriseeritud näiteks et investorid, siis mul on võimalik mingi teatud aja tagant saata nendele turunduskirju. Et ma valingi kõik kliendid välja, kelle kategooriaks on investor ja saan nendele saata sihitud turunduskirja. Neid vaateid täpselt selliseid teha, nagu teie ettevõttel vaja on. Kui ma valin teise vaate, siis siia on kuvatud nüüd kõik minule kuuluvad ettevõtted, ehk mis on minu portfellis. Täpselt sama on tegelikult kontaktidega. Et siin on näha kõik Maja OÜ kontaktid.
ja siin on näha minu aktiivsed kontaktid. Kui me läheme nüüd veel detailsemaks ja läheme sellele kliendikaardile sisse, siis esimene asi klienditeeninduse juures on see, et sa tuvastad kliendi. Kuidas sa seda klienti tuvastad? Klient on näiteks pöördunud meile telefoni teel, ma otsin ülesse, otsingu akna kaudu nime järgi kliendi, ta ütleb oma nime, ütleme näiteks, et see oli see Alar Test ja ma vaatan üle, mis seis selle kliendiga praegu on. Kui mul on siin avatud nüüd vaade, ma näen siin kontakti informatsiooni. Maja OÜ on toonud välja, et nende jaoks on siis vajalik, et oleks näha eesnimi, perekonnanimi ja nendel on oluline ka eelistatud keel. Kui on mitmekeelsed klienditeenindajad, et siis pakkuda parimat klienditeenindust, siis võib teha niimoodi, et vastavalt keelerühmadele valitakse teenindajad ja suunatakse need pöördumised just nendele, et oleks pakkuda siis kliendile võimalikult hea lahendus, et vastatakse tema emakeeles. Allpool on aadressiplokk, nüüd keskele jääb ajaskaala. Ajaskaalal on näha kõik tegevused, mis on kliendiga tehtud. Ja siin üleval pool nüüd on näha, kuidas AI on teinud kokkuvõtte kliendi pöördumistest ja toonud siis nagu selle kõige olulisema välja. AI on juba päris hästi arenenud, et ta oskab ka eestikeelsest tekstist teha kokkuvõtteid. See ei ole päris niimoodi, et ainult inglise keeles, et töötab juba päris hästi ka eesti keeles. Ja paremal pool, siia on eraldi välja toodud kõige olulisem, mis kliendiga pooleli on. Näiteks on teatis, et täna on kohtumine kliendiga Alar, et lehekottide äravedu toimub tal. Siis on tal veel aktiivsed teenindusjuhtumid, see tähendab, et 2 tema pöördumisele ei ole veel vastatud või on need võetud töösse ja nendega tegeletakse. Saan minna kohe veel detailsemaks, ehk et näha ka mitte ainult seda, mis selle kliendiga on pooleli, vaid ma näen ära ka selle, kes parasjagu selle kliendi pöördumisega tegeleb. Et selleks ma saan minna ja klõpsata selle teenindusjuhtumi peale, siis ma näen ära, mis asjaga tegemist on, näen, et kõnnitee liivatamise soov on kliendil ja näen, kelle käes see töös on. Hetkel on see ühe töötaja Irina käes töös ja Irina tegeleb selle kliendiga. Nüüd kõiki kliendi pöördumisi, mis on tulnud Maja OÜ-sse sisse, näeme siit teenindusjuhtumite alt. Maja OÜ-le on tehtud selline lahendus, et kõik e-kirja teel tulnud pöördumised, nendest tehakse automaatselt teenindusjuhtumid. Et kui kiri sisse tuleb, siis ta on automaatselt teenindusjuhtum. Ja kui ma teen teenindusjuhtumite vaate lahti, siis mul on suurepärane ülevaade, mis siin praegu toimub. Mul on võimalik siin sorteerida, näiteks kuupäeva järgi. Hetkel mul on kõige uuemad üleval, vanemad allpool. Võin seda siin muuta. Siis võin sorteerida nime järgi, võin pealkirja järgi sorteerida, otsida välja näiteks konkreetse kliendi ja vaadata temaga seotud asju. Prioriteedid on siin näha. Mõned on kõrge prioriteediga, mõned on madalaga, automaatselt ja vaikimisi on tehtud nendele niimoodi, et tuleb see prioriteet tavaline. Siit on ära näha ka see, mis päritoluga see pöördumine on. Et on näha, et on meili teel tulnud pöördumisi, on näha, et on telefoni teel tulnud pöördumisi. Siis on näha, kelle käes need töös on. Ehk meil on suurepärane ülevaade. Kõik Maja OÜ töötajad näevad kliendi andmeid ühtemoodi. Ükskõik, kas nad kasutavad siis customer service moodulit või salesi moodulit, alusandmed pärinevad ühest kohast, Microsofti dataversist. Ja juba see, et kõik töötajad töötavad ühes süsteemis, see teeb selle kliendi teenindamise protsessi palju efektiivsemaks ja kiiremaks, sellepärast et töötajad on ühes samas infoväljas. Ja vaatame siis nüüd lähemalt ka, et kuidas see klienditeeninduse protsess üldse välja võiks näha. Et nii nagu ma ütlesin, siis kõik e-kirjad jõuavad sisse teenindusjuhtumitena.
Hetkel olen ma klienditeeninduse töölaual ja näen, et siia on tulnud sisse aktiivsed teenindusjuhtumid, mis on alles meeskonna nimel. Siis, kui nendel on selline töökorraldus, et kui meeskonna nimele tuleb kiri, siis töötajad ise peavad võtma endale neid lahendamiseks. Paremale poole jäävad teenindusjuhtumid, mis on juba töötajate käes töös, kuid veel lahendamata. Et kui ma siit hakkan mingi kirjaga tegema, siis ma tähistan selle kõigepealt linnukesega ja määran selle endale. Määramine ja mulle. Nüüd ma näen, kohe sain ühe kirja juurde. Siin allpool on minu aktiivsed teenindusjuhtumid ja siis ma saan selle pöördumisega tegelema hakata. Saan näha neid ka siit, kui ma sisenen siia vaatesse, valin enda nimel olevad kirjad ja vaatan seda viimast pöördumist, mille ma praegu tegelikult siia alles panin. Kui ma selle kirja lahti teen, siis ei avane mitte kirja põhi mulle, vaid teenindusjuhtum. Kiri on siin teenindusjuhtumi küljes. Kui ma seda lugeda tahan, siis ma lähen ja teen selle siit lahti, loen ära, mida klient soovis. Ta soovis osta 2-toalist korterit Pärnusse, samas ta ei ole näiteks ühtegi lisainfot siia juurde kirjutanud, et mis summas või kuhu täpselt seal Pärnus. Et ilmselgelt tuleb selle kliendiga ühendust võtta ja uurida veel lisaks asju. Nüüd, kui mina olen klienditeenindaja, siis väga oluline on see, et ma märgin ära teenindusjuhtumile prioriteedid ja teema. Prioriteet sellepärast, et asju tehtakse õiges järjekorras, ettevõttel on ette nähtud, milliste klientide pöördumised kuuluvad kõrgema prioriteedi alla, milliseid võib teha teises järjekorras. Et see siin on tavalise prioriteediga pöördumine ja nüüd ma valin teema. Siia on välja toodud sellised asjad, et saab liigitada neid. Kas tegemist on lihtsalt päringuga, kus siis mul on olemas oma alateemad, arvete küsimused, infod, müügid, ostud, soovid üürida ja siis on teenuste tellimuste jaoks teemad. Need teemad on olulised selle jaoks ettevõttes, et milliseid järeltegevusi te soovite tegema hakata. Ei ole mõtet teha teemasid lihtsalt statistika kogumise jaoks, vaid selle jaoks, et kas te soovite näiteks midagi müüa nendele klientidele, teha mingeid kampaaniaid või näiteks soovite saata mingile sihtgrupile mingit turunduskirja. Siis, kui me oleme nüüd ära märkinud, see klient soovis osta, paneme talle ostu siia ja vaatame. Tema tahtis Pärnusse, ma olen teenindaja, ma saan avada kohe kinnisvara nimekirja. Vaatan, kas meil on Pärnus mõni korter. Meil ei ole Pärnus mitte ühtegi korterit. See tähendab seda, et mina klienditeenindajana ei saagi sellega edasi tegeleda ja ma suunan selle juhtumi edasi müügiosakonda. Et maakler võtaks siis ühendust kliendiga, otsiks talle korterit ja see käib väga mugavalt. Ma selle sama teenindusjuhtumi peal olen, valin ülevalt tööriistaribalt määra või vahetan siin omanikku. Ma määran selle müügiosakonda. Ja see juhtum liigub minu käest ära ja läheb müügitöölauale. Ja kui me nüüd lähme müügitöölauale vaatama, raskendan siin. Siis on näha, et nüüd seesama juhtum on jõudnud müügitöölauale, kus saab edasi tegeleda asjadega. Siis, kui näiteks juhtub selline asi, et klient soovib saada tagasisidet mingi lahendatud asja kohta või tal on pretensioon, siis meil on võimalik minna juba lahendatud juhtumite peale.
otsida välja see juhtum, mis on ära lahendatud juba. Võtame mõne näidise näiteks apteegilt, võtame teenindusjuhtumid ja lahendatud. Kraan katki. Ja me saame selle juhtumi uuesti taas avada ja sellega edasi tegeleda. See ongi siis selline kiire ülevaade, et mismoodi saab üks ettevõte 360 kraadi vaate, kui ta kasutab customer service'it ja sales'i koos. Aga nüüd mina rääkisin sellest, kuidas me töötleme kliendi pöördumisi, mis tulevad automaatselt sisse teenindusjuhtumitena, aga tegelikult on neid kirju võimalik töödelda ka Outlooki postkastis. Et ma annan sõna üle Kätlinile, kes saab seda lähemalt rääkida. Aitäh, väga põnev. Siin on väga palju asju, mida ettevõtted saavad ka ära teha protsessiliste juhtumitega, et hästi lihtne on lahenduses sees asendamised, aga et nagu me teame, et siis kõik, mis on suunatud mulle, ei pea ma vastu võtma ja siin saab siis kokkulepet tiimisiseselt teha, kuidas siis käitutakse, kui ma tegelikult nende juhtumitega tegeleda ei saa. Et saab neid asendamisi teha nii haiguste puhul kui ka lihtsalt tööde hajutamiseks. Aga et ma tahtsin näidata veel ühe korra juurde veel enda ennem näidatud dashboardile, et kuidas lahendusest otsida. Siin näiteks, kui ma otsin sõna sepp, siis lahendus otsib mul kõikidest andmetabelitest, kus seda nime võiks olla. Näiteks ma tean, et mõni pakkumine on tehtud kliendile või mõni kiri on saadetud selle sõnaga. Et ma ei tea täpselt, mida otsida, siis lahenduses on selline üldotsing, mis otsib kõikidest andmetabelitest, mida näiteks siin näha ka on, et siin käiakse läbi kõik andmetabelid, mis siin üldse võimalikud on, aga et leitad on siis siin praegu nendest 4 tabelist ja selline arv kirjeid. Võib-olla ei lähegi siia nii palju sisse, aga et lihtsalt, et teate, et selline positiivne funktsioon siin lahenduses on, et toimib nii loendipõhine kui ka üldotsing. Aga liigume siis edasi siia Outlooki. Mõned ettevõtted valivad kirjade automaatse sidumise, et ei läheks ükski e-kiri kaotsi. See toimib juhul, kui tuleb kliendi pöördumisi ja päringuid üldisele e-mailile, et need saab suunata kõik CRM-i lahendusse, aga et kui on personaalse nimega e-kirjad, siis tahetakse tihti valida ise, millised kirjad ja millega CRM-i lahenduses seotakse. Et näitan siin korra ühte näidet selle e-kirja peal, et kui on kasutusel Outlook, siis osaliselt saab teha tööd niimoodi, et info jõuab CRM-iga ilma CRM-i minemata oma igapäevast Outlooki kasutust jätkates. Ja kui mul on ühendatud CRM Outlookiga, mis lühendused on olemas, siis tekib siia üles selline väikene paremale Dynamics 365 märgikene. Ja kui ma olen oma e-kirja peal, siis siia peale vajutades avaneb ühendusaken CRM-iga. Siin on näha, et kui nüüd ta selle ühenduse loob, siin natuke krõbistab ära, siis ei ole ühendust automaatselt loodud. See tähendab seda, et ma saan seda käsitsi teha. Kui ma siit hakkan näiteks otsima seda sõna, millega ma tahan siis siduda, siis ta viskab mulle juba mingeid hiljutisi või siis esimesi, mida ta siis leiab. Aga et kui ei ole siit kohe esimeste seas valida, siis ma saan veel võtta siit tulemused, mida ta siin kuvab tüübi järgi. Valin näiteks kirjete tüübid, ma näen, et sellise otsingu sõnaga ta leiab ettevõtteid ja isikuid. Et saan siis valida, vajutades siia ettevõtte peale, et selle ettevõttega siduda selle e-kirja. Aga kui ma seda ei soovi, siis ma saan siin all on veel võimalus uus kirje luua selle puuduoleva siis seotava andmestikuga CRM-is. Näiteks, kui tuleb täiesti e-kiri sisse, mul ei ole seda kontaktigi selles CRM-is sees, siis ma saan siit otse luua kohe uue isiku või uue ettevõtte selle sama e-kirja pealt, kus siis see info vajalik sees on. Ma saan alustada siin müügitegevusi või hoopiski, nagu Evelin just näitas, luua teenindusjuhtumi käsitsi selle sama e-kirja pealt.
Mõnes mõttes on siin käsitsi sidumisel e-kirjade puhul selline poolautomaatne sidumine, kuna kui sa näiteks kirja saadad välja, siis välja saadetava kirja pealt CRM-iga seostatud kirja puhul ka juba vastused seotakse automaatselt, et kui sa kasutad Outlooki seda conversation funktsiooni, siis kõik, mis Outlook suudab ühe kirjavahetuse kaudu omavahel siduda, on ühe sidumisega CRM-iga ka automaatselt seotud. Et mina ise ütlen, et osad ettevõtted nimetavad seda poolautomaatseks sidumiseks ja valivad ise kirjad, mida nad seovad, et tihtipeale võib-olla ongi see valikuvabadus just see, miks seda valitakse, et sa tead, kas sa valid selle ettevõtte peale, paned selle kirja või sa paned näiteks müügivihje või müügivõimalusega või lood siis sellest teenindusjuhtumi. Et ise valid, millega siis see kiri sinu CRM-i süsteemis siis seotud on. Kui ma näiteks valin siit, et ma seon selle ettevõttega. Nii. Alustan uuesti. Valin siit ettevõtte, siis muud ei olegi mul vaja teada, et mul on see jälgimine tekkinud. Mis tähendab tegelikult seda, et ta ütleb mulle siin rohelisega, et jälgitakse seoses. Oma e-kirjade postkastis ma näen ka ära, millised e-kirjad on seotud CRM-i süsteemiga. Seda reedab siin see kategooria, mis tekib siis siia eraldi värviga. Ja kui mul tegelikult läks nüüd sassi, et mul ei sobi tegelikult, ma sidusin valesti, siis ma saan siit otse selle kirja pealt ka selle jälituse tühistada ja võtta selle jälgimise maha. Selline sidumisvõimalus ja uute ande lisamine CRM-i toimub ka e-kirja pealt. Sama on ka näiteks kalendri pealt, et kõik need tegevused, mida me oleme kliendi peale või teenindusjuhtumi peale loonud, kas siis kõned, kohtumised, tööülesanded või siis on teenindusjuhtumiga seotud erinevad taskid, tekivad meil kalendrisse Outlooki puhul, et kui tood endale nähtavale siin üleval selle to-do baarist taskid, siis kõik tööülesanded, mida olen CRM-i lisanud, tekivad siia külje peale baani eraldi ja värvuvad punaseks, kui need on tähtaja ületanud. Siin on ka samuti näha just see kategooria märgis, et kui neid taske kasutad ka CRM-i väliselt, siis Outlook seda ei keela, aga et mis on CRM-ist tulnud, on siis eraldi siin värvusega näha. Ja kui ma siis vaatan, et mul need taskid on ja vaatan oma kalendrit, millal ma siis neid teen, siis tegelikult üks võimalus on neid drag and droppida siia, planeerida sinna ja sellisesse ajamahus, nagu mul endal on aega ja sellisel puhul sa näed ka oma kalendrist, et kui tal on selline värv, siis ta on CRM-iga seotud. Samamoodi, kui ma olen näiteks koosoleku siia endale lisanud, siis koosoleku kutse peal, nii nagu ka e-kirja peal, on siin üleval see Dynamicsi väikene ikoonikene. Kui ma siia peale vajutan, siis tuleb mul lahti see samas sidumisaken. Ma valin siit selle ettevõtte või isiku, keda ma siis soovin ja seon ära selle kirjaga CRM-is, millega on vaja ja panen ta ristist lihtsalt kinni ja edaspidi ta kuvab mul siin siis teist värvi, et ma näen, et ta on CRM-iga seotud ja CRM-is on siis näha, et selline kohtumine on mul kliendiga plaanis. Et selline väike kõrvalepõige siis kalendrisse ja Outlooki e-kirjadesse. Korra veel lubasime lõpus rääkida teile, mis võimalused on siis tagasiside küsimiseks. Liigun siia siis ühele isikukaardile lahendusse sisse. Näitan ära, et mul on siin kui siin kõrvale vaadata, siis on näha, et selline isik on mul ühe ettevõttega seotud. Selle isikukaart on mul siis lahti võetud. Sarnaselt Evelini demole näidatud lahendusega on siis siin see põhiinfo selle isiku kohta. Siin on veel lisainfot, mis on hästi tähtis, ka näiteks tema töökohustused, aga siin keskel jookseb siis ajaskaala ehk siis kogu ajalugu ja logi selle isikukaardi kohta. Ja täpselt siia peale, kuhu siis on plaanitud kõik tegevused, kõik e-kirjad seotud, saan ma filtreerida ka kliendi tagasiside, mis ta on andnud küsitluse teel. Microsofti CRM-idele on võimalik võtta kasutusele eraldi äpp nimega Customer Voice
ja Customer Voice'is võimaldab saata välja erinevaid küsimustikke ja analüüsida siis kliendi vastuseid. Et ma filtreerin selle konkreetse isiku kaardi pealt välja tema vastused erinevatel kordadel, kui me oleme küsinud, neid on siis siin näha sulgudes 9. Ja võtan siit näiteks mõne lahti, näiteks avan selle kirje ja näen, et tema käest on küsitud sellisel ajal selle nimega isikult ja uuringu küsimustiku nimi siis on ka pandud siia, võib-olla siis on mingi regulaarne või siis ühekordne, aga et vastused, mida ta siis andnud erinevatele küsimustele, mida võib olla rohkem kui üks, on siis siin all toodud välja. Et ma saan analüüsida seda per küsimustik, per isik ja vaadata neid tegelikult tervikuna aga nagu hiljem selle Customer Voice'i analüütikast järgi. Selline sissepõige, et sellist tagasiside küsimustikku on võimalik klientide kohta ka, et mitte ainult seda, mida me saame kliendile pakkuda ja tema pöördumistega tegeleda, aga et me saame kliendi puhul kindlasti ka järelkaja või tagasisidet küsida siis hiljem. Aga selle jutuga ma tahtsingi jõuda sinna, et täna me püüdsime erinevaid lahendusi siin hästi kiiresti sissepõigates tutvustada, aga et meil on tulemas nüüd 2. aprillil üks hommikuseminar, kus me juba sisulisemalt ja kauem tutvustame erinevaid CRM-i lahendusi. Registreerige ennast sinna ja tulge kuulama, et saab olema põnev, sest seal me räägime juba natukene rohkem tänasele lisaks, et seal seda tagasiside küsimustikku demome juba põhjalikumalt ja sellega seotud analüütikat. Räägime juba rohkem juurde, et mis nende kliendi andmetega veel lisaks teha saab, siis turunduse vaates, kuidas seda juhtida protsessi, millised võimalused on veel analüütikaks, et kuidas neid võimalusi seal ära kasutada ja hästi põnev saab olema kindlasti kliendi lugu, kus siis seekord tuleb rääkima Thermori oma kogemusest, kuidas CRM kasutusele võeti ja kuidas nende äri see täna toetab. Et mina tänan kõiki tänaseid kuulajaid, eriti neid, kes lõpuni vastu pidasid ja kohtume loodetavasti siis 2. aprillil meie kontoris juba CRM-i hommikuseminaril. Aitäh! Aitäh teile!